Kinnistute pärijad saavad end vabatahtlikult omanikuks vormistada aasta lõpuni. ERAED ootab tuleval aastal 200-eurone trahv. Maksu- ja Tolliameti andmetel on tuhandeid kinnistuid, mille senine omanik on surnud ja uus omaja ei ole kande parandamiseks avaldust esitanud. Nii jääb riigil saamata olulises osas maamaksu. Kui omanik ei ole aasta lõpuks kinnistusraamatu kande parandamist taotlenud, saadab kinnistusosakond talle uuel aastal esmalt trahvihoiatuse. Kui ka hoiatuses ette nähtud ajaks taotlust ei esitata, määratakse omanikule 200-eurone rahatrahv. Nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et esimese kuu jooksul on ennast 1200 inimest juba vormistanud meie info või pressiteadete põhjal kinnistusraamatus omanikuks. Aga kindlasti ei ole kõik seda jõudnud teha lühikese aja jooksul. Siis me pikendasime seda tähtaega nüüd aasta lõpuni. No vajadusel, kui ilmneb, et aastavahetus on takistuseks, võib-olla me pikendame seda veidi veel. Ja kui nüüd inimesed ikkagi ei reageeri, siis me hakkame riburada pidi saatma välja trahvihoiatusi. Andes tähtaja, arvatavasti saab see olema kuni 3 kuud pikk, mille kaudu siis mille jooksul me palume ennast vormistada siis omanikuks ja pärast seda, kui seda ei jälgita, siis järgmine paber tuleb juba trahvimäärus. Et esialgu me hakkame määrama alates 200-euroseid trahve, aga see võib lõpptulemusena kuni 3200-ni ulatuda. Kande tegemiseks kinnistusraamatusse tuleb esitada kinnistusportaali või notari kaudu avaldus ja lisada omandiõiguse aluseks olevad dokumendid. Digiavalduse puhul peab ka pärimistunnistus olema digiallkirjaga. Avalduse esitamine kinnistusportaali kaudu ja kande parandamine on riigilõivuvaba. Avalduse vormistamisel notari abiga tuleb teenuste eest tasuda vastavalt notari tasuseadusele. Kui eelnevalt ei ole pärimismenetlust läbi viidud, tuleb pöörduda notari poole, kes teostab pärimismenetluse ja väljastab pärimistunnistuse. Kinnistusosakonna poole saab pöörduda telefonidel 601 11 99 või 58 81 11 77.